Ja tervist siis taas meie YouTube'i vaatajad. Meil on täna siis selline teema, et meil on täna siis 28. märts ja neljapäevane päev. Näete, siukene kallas on meil siin. Ja täna oleme siis liikumas me omadega Kakumäel. Ja mõtlesin, et siis teen teile GoProga mõned klipikesed juurde. Me eile just tühjendasime siis endal GoPro ära. Õhtul meil oli siin sees päris palju videosi ja igasuguseid asju. Juba hakkavad ämblikuvõrgud meil. Tore. Hakkab jälle see suvi ja kevad, siis hakkab jälle need ämblikuvõrgud meil siin igal pool tulema. Ja tühjendasime siis GoPro ära ja Oveiga tegin teile väikse sissejuhatuse ka Kakumäele, aga seal ma jätsin teile natukene veits ühe asja rääkimata. Me ühesõnaga tühjendasime GoPro ära, aga me tühjendasime GoPro otse, mis pidime teda tühjendasime. Me võtsime ühesõnaga kaamerast otse kõva ketta peale. Tühjendasime nii-öelda videod ja pildid sealt ära. Aga jah, arvutisse me ei pannudki, sellepärast, et sinna oleks tulnud siis muidu nii palju suurt mahtu, et ei oleks kärtavasti ära mahtunud, nii et läks otse kõva ketta peale. Eks me siis mingisugusel ajal vaatame, kui meil siin nüüd jälle natukene rohkem aega jääb, eks me siis üritan teile jälle YouTube üles panna. Käisime vaatasime eile siis YouTube'i vahepeal korraks seda põhikanalit, Operaator Klõps, Hero 10 Black ja seal on siis videod hästi palju, kõva üle 200 video. Nii et täna teeme teile siis natukene veitsi klipikesi juurde ja eks siis vaatame, kas meil täna siis klipikesed jäävad teile sisse või saan ma äkki õhtul ära tühjendada. Ma vaatan, kuidas meil läheb, kuidas meil õhtul aega jääb ja teeme siis mõned pildikesed ja klipikesed juurde. Nii et praegu siis on meil niimoodi, et seikluskaamera on meil siis viiel klipiga, tähendab õigemini viiel klipi küljes. See on siukene magnetiga natukene tagant, saab metalli külge panna, siis on hea. Seisab statsionaarselt paigal ja saab ka seljakoti sangade külge panna. Nii et see on meil praegu siis niimoodi käes sellega siin niimoodi ja siis saame, ma ei hakanud seda statiividele praegu võtma. Nii et lõpetan teile selle video siis siin 5 minuti peal ära. 5 minutit saab meil täis, siis ta läheb ise kinni. Ja metsa vahel on juba Kakumäel päris ilus. Hakkab juba rohelust tulema vaikselt. Tundub, et kevad hakkab ligi meile ilima vaikselt. Aega võtab, aga massi saab. Nii et varsti siis, kui ma teiega selle video siin ära lõpetan, siis ma pööran teistpidi. Teen vahepeal mõned pildid ja siis hakkame varsti klippidega ka pihta. Nii et täna siis siukene liikumise päev. Nii et varsti kohtume ja tšau. Hei.
ja tervist siis taas meie YouTube'i vaatajad. Nüüd näitame teile siis seda Kakumäe ilusamat vaadet. Praegu siis mere peale. Ja näitame teile siis natukene seda Kakumäe loodust, nagu isegi näete, siis hakkab metsaalune juba päris roheliseks minema. Hakkab juba väikselt vegetatsioon tulema. Nii et niisugune ilus roheline. Nagu näha, siis kevad hakkab meil vaikselt ligi tulema. Ja natukene keeran teile kaamerat, võitsin natuke teistmoodi. Nüüd äkki kogemalt jääb teile käsi ka peale. Teeme siis parem niimoodi. Meil on siis praegu seikluskaamera siis vivelklipiga kinnitatud. Ehk siis vivelklipi küljes. Ja jalutame siis natuke ringi. Näitame teile siis loodusvärke. Teeme teile siis täna natukene klipikesi juurde. GoProga ei olegi teile kaua aega üldiselt teinud. Seisis igavesti pikka aega ei olnud siin vahepeal üldse kasutusel, hakkas väikselt tolmuma. Aga nüüd siis ikkagi see aasta mõtlesin, et teen teiega ikkagi veel mõned klipikesed juurde. Ja siis saan teile jälle postitada üle pika aja. Vaatame natukene rohkem aega jääb, siis peab õhtuti lihtsalt võtma mingisugusel ajal kohe terve õhtu või mingisuguse päeva kohe. Paneme kohe need YouTube'i videod seal tegema. Vaatame, võib-olla me äkki saame neid natukene veits äkki töödelda. Suts läheb suurus natukene veits väiksemaks, siis nad lähevad võib-olla natukene veits paremini. Muusikat just otseselt teile vist juurde panema ei hakka, sellel pole eriti mõtet. Kui video on ja mingi rääkimine on, siis on nagu lihtsam, kui jutt ilusti korralikult peal. Nii et jah, mõt siis sedasi ja täna siis liigume, nii et eks siis üritame ikka see aasta mingisugusel ajal ikka teile TikToki ka edasi teha. Vahelduva eduga väikselt. Eelmine aasta siis hakkasime kevadel jah, selle TikTokiga natukene seal veits möllama. Tegime sinna päris palju contenti. Käisime erinevates kohtades ja käisime siis jah, ühesõnaga Tallinna lähiümbruses, näitasime teile kõik need igasugused asjad seal ära, mis siis oli. Ja siis ikka postitasime seal päris kõvasti, nii et videosi on seal üleval praegu päris palju. Jälgijaid on meil seal TikToki tulnud päris palju juurde. Eelmise aasta oktoobris siis lõpuks saime oktoobri alguses oli see vist minu teada 10. kuupäeva kanti vist saime omal siis 1000 jälgijat täis. Ühe korra vist üritasin teile isegi telefoniga laivi teha, aga me ei saanud imelikul kombel neid kõrvaklappe selle hästi taha ja siis läks selle asjaga seal veits natukene nihu. Aga leidsin natukene teistsuguse variandi videode tegemiseks. Saime arvutisse siis ühesõnaga TikTok Live Studio ja tegime siis 2 laivi Eurotrack simulaatoriga ehk siis mängimislaiv oli Eurotrackiga. Nüüd viimasel ajal ei ole enam sinna Live Studiosse eriti sisse saanud. Mingi päev oli siin plaanis, et läheks teeks ühe laivi ka, aga nüüd seal vist mingisugused